taas, kallid vaatajad. Oleme jälle oma Inimese tee saate juures ja tänane teema mõtlesime, et räägime sellest, miks mehed on 37 palavikuga teki all ja värisevad ja nõuavad hoolitsust ja naised 40 palavikuga teevad ikka oma töid. Et see on selline suhteliselt stereotüüpne situatsioon. Muidugi see ei käi 100% kõikide meeste ja naiste kohta. Aga ütleme, mingisugune suundumus kahtlematult on olemas ja oma peres ma arvan, et see on väga selgelt näha. Ja ümbritsevalt me oleme seda päris palju kuulnud. Ehk et siis kuhu mehed ja naised kriisisituatsioonis regresseeruvad? Mitmes saade meil on täna? Ma mäletagi. 47 või? Võib-olla. Ära ütle võib-olla. Aga ma varem ei ütle seda numbrit siin nii-öelda. Vist oli 47. Aga siis sellest teemast nüüd rääkides. See teema tuli tegelikult sinu ideena. Jaa. Me siin arutasime, millest rääkida võiks. Ja tegelikult ju, kuidas sina seda näed, et mida sa tunned, kui kasvõi kui meil on olnud, ma tean küll, et kui mina olen haige, siis ma olen haige ja siis ma nii-öelda leian, et mul on õigus mitte elada. Selles mõttes mitte elus osaleda, ma ei mõtle mitte ärasuremist. Ehk et mul on õigus olla teki all ja ma tunnengi, et siis mul on nii-öelda, nagu on see moodne väljend, et mul on õigustatud ootus soojale vaarika teele ja paitusele. No jah, minu arust on see, et sinu puhul on nagu see regresseerumine sellesse eriti haletsust otsivasse inimesse on minu jaoks täiesti üle mõistuse, kuidas ega sa oskad muidu ka vahest hädine olla, aga kui sa oled haige, siis sa ikka viskad, tule umbes tee mulle pai ja et miks sul must kahju ei ole, sa isegi ütled vahest selliseid asju, et see ei ole ainult nagu käitumises kinni, mis on minu jaoks nagu väga-väga veider. Eriti kui sa lähed pikali 37,2 palavikuga ja ütled, et ma nüüd, mis sa teed, siis kannatad hästi, tunned ennast hästi ja ootad, et see palavik kõrgeks läheks. Sa naudid seda palavikku veel ka. Kõrget palavikku ma naudin. Aga see ei ole mitte haletsuse pärast. Ei, loomulikult. Aga ei, mõte, kuhu see saate mõte täna ju tuligi see, et mõni päev tagasi nagu jäin haigeks siin ja nüüd hakkab mul üle minema, et ainult mõned sümptomid on meil alles. Ja mitte, et ma mingilgi moel ütleks, et mina olen selline tegus ja toimetav ja korralik inimene. Ma lihtsalt mõtisklesin selle meie üldiste nende haiguste üle. Vaata, siis ma kirjutasingi sulle, et kuule, et see võiks olla üks meie teemadest. Et on olnud siin olukordi, on isegi täitsa ekstreemseid juhtumeid, kus ma olengi olnud ülihaige teinud, parasjagu oli kaelas mingisugused hobustega, kellega iganes seoses kohustused ja jooksingi ja toimetasingi ja oli lund ja oli õudseid ilmasid sel ajal ja ma mäletan, kuidas pidi kõik ära tegema ja siis, kui sina üldiselt jääb, kogu pere jääb ju tavaliselt ringina haigeks, ja siis, kui sinul tuli see väike palavik ja sa viskasid voodisse pikali, sina enam midagi ei tee ja sina enam midagi ei jõua, siis mul ajas see aega naerma küll. Ja kui nüüd võtta seda nagu sellise külajutuna, siis sellest on ikka räägitud väga paljude erinevate naistega. On tulnud see naljana aastate jooksul korduvalt välja ja ei ole peaaegu ühtegi naist, keda ma ei teaks, kes ei täpselt samasugust nagu olukorda ära ei tunneks oma enda kodus ja kaasa ei hakkaks kohe nalja tegema. Et see on ikkagi suhteliselt klassikaline olukord. Jah, see on nüüd selles mõttes kahtematult huvitav, et tegelikult on erinevad tüüpi kriisid, millele mees ja naine erinevalt reageerivad. Et naine on ju ema eelkõige. Ma ei mitte, et naine on eelkõige ema, aga kõik need tunded, mis tulevad... Naine on üldiselt oluliselt rohkem ema kui mees, nii et selles mõttes. Seda kahtlematult ja tegelikult naisel on ikkagi see emaks olemise kohust või naine ei ole ju nagu saanud
evolutsiooni käigus haigeks jääda. Et viimase miljoni aasta jooksul ta ei ole tohtinud haigeks jääda, asju. Või noh, mitte ainult viimase miljoni, vaid lapsed tahavad hoolitsemist ja noh, kui sa oled katki, sa oled katki. Mehel on see lugu, et noh, kui ma olen haige, siis sööme homme ninasarvikut, eks ju. Ma mõtlen seda, et mees nagu, ühesõnaga noh, naise kohta me praegu ei oska, me võime nagu arutada seda, aga mees nagu regresseerub tagasi lapseks sel hetkel, kui ta jääb haigeks. Et ta nagu astub nii-öelda noh, oma selle arengu koha, ta tahab seda, ta otsib seda ema hoolt sel hetkel, kui ta on haige. Ja see on selles mõttes üldine, no mitte trend, vaid üldine reaktsioon psüühikale, et kui me oleme kriisisituatsioonis, siis me regresseerume tagasi oma lapsepõlve mingitesse traumahetkedesse. Ehk et siis käivitub mingisugune see pisikene mina seal sees, kes siis oma tunnetega hakkab välja tulema. Ja noh, kindlasti haletsuse otsimine on üks niisugune lapse, kui lapsel läheb katki, eks ta jookseb ema juurde, et emme puhu peale, eks. Ja noh, põhimõtteliselt see mehe reaktsioon on samasugune. Aga samas ei saa nüüd öelda, et tegelikult, et nüüd ongi niimoodi, et naised on jube tublid ja mehed on jube äppud. See, et mehega niimoodi või et meiega niimoodi toimub haigeks jäädes, see ei ole nagu pilt tervest elust, ma ei mõelnudki seda. Selles mõttes, vaata, see peab olema tasakaalus. Meil ongi mingi, tähendab, me ju täiendame, mees ja naine täiendavad teineteist. Ja tõepoolest, kui mul on näpp katki, siis ma tulen sinu juurde ja ütlen, et puhu peale ja seo kinni, eks ju. Kui sina lõikad oma saega jala otsast ära, siis sa liipad järgmisele langile, eks ju. See on täiesti ebanormaalne. Aga kui suures muide haletsuse mõttes või haletsuse koha pealt rääkides, siis tegelikult on selline olemas asi nagu antihaletsus või see, et pange ometi tähele, kuidas ma kannatan. Või kui vapper ma olen. Ehk et ma nagu... See on ka kannatuse väärtustamine. Ja kannatuse väärtustamine. Kui ma, mida kõrgem palavik on ja kui mul töö käigus kukuvad jäsemed küljest ära, siis ma olen nagu eriti kõva mees. Vabandust, kõva naine. Ja ma olen, selles mõttes ma nõustun suga, see on täiesti olemas ja me oleme sellest ju aastate jooksul minu puhul väga palju rääkinud, kuidas mitte üldse teadlikult, aga karistamine karistamiseks, ma olen enda karistaja ka füüsiliselt väga... No see on ka, aga samas on see, et kuidagi on mulle sisse jäänud see, et mida rohkem ma teen sellist tööd, loomulikult ma oskan teha ainult tööd, mis mulle meeldib, aga kui ma nüüd selle töö käigus väga tõsiselt pingutan ja pingutan niimoodi, et teine inimene saab seda nimetada näiteks kannatuseks, siis ma usun, et see on rohkem väärt kui see, kui ma ei oskagi öelda, kui ma näiteks pesen hästi nõusid. Ma just ütleksin, mingis mõttes jah, aga ma ütleksin niimoodi, et mulle tundub see sellisena, et sina peadki kannatust pingutuseks. Ütleme nii, et kannatus assotsieerub sul pingutusega. Ehk et see töö, mida sa teed, on väärtuslik siis, kui sa oled selle käigus kannatada saanud. See, kui sa teed töö ära ja lõpetad selle punapõsselt ja rõõsa ja roosana, siis see nagu muudaks selle töö tühiseks. Ehk et sa ei saa sellest kiita, sellepärast, et sa pole ju kannatanud, eks ju. Kuidagi umbes niimoodi. Ma mäletan, meil oli üks ühel talvel, mega paks lumi tuli maha. Ja mõte oli see, et ma ajan, sina ei olnud sellist asja nõus tegema ja sina ju ajad lund ära niimoodi, et sa paned selle kühvli maha ja sa lükkad ühe raja sisse ja see on sinu jaoks täiesti piisav. Ma pidin minema ja endale kohaselt ma tahtsin natuke rohkem teha. Ja siis ma tegin muidugi kogu garaaži esise, auto, tagurdamisraja, kõik asjad tegin puhtaks, aga kuna ma tundus, et see on ikkagi vähe ja ma tahan rohkem ilmselt alateadlikult, ma mõtlesin, ma tahan rohkem kiita saada, mis iganes, siis ma ajasin enamust eest siis emamajani 100 meetri kaugusel, ajasin ka autode laiuselt korda puhtaks.
mõtlemata sellele, et järgmine päev sajab uuesti lund ja nii edasi. Aga mis selle juures on, oli mul nagu on mul meeles, on see, et ma sain su käest ilgelt sõimata selle eest, et ma olen nii palju mõttetut vaeva näinud, on ju. Aga kuskilt alateadvusest sundis miski, sest see ei olnud selline teadlik otsus, et ma nüüd teen sellise suure asja. Mingi osa alateadvusest nõuab, et ma pingutaksin nii kaua, kuni ma enam ei jõua liigutada. Näiteks paneks kõik välja. Ja noh, ma tean, et ma olen selline obsessiivne ja maniakaalne inimene, ma teengi kõiki asju tohutult suurelt, aga ka kannatus ei ole minu jaoks piisav lihtsalt sellena, et et ma näitan, et ma nüüd kannatasin, et ma nagu tegin natuke palju või tegin rohkem, kui keegi mult nõudis. Tegin nii, et ninast on veri väljas. Ja mul praegu tekkis mõte lapsepõlvega seoses. Mina olin selline, või meie perekond oli selline, kus kiita ei saanud. Meil ei kiidetud tehtud tööst. Isa on üsna pahurameelne. Alati oli midagi, mida me oleksime saanud selles töös paremini teha, mis tähendas seda, et sa ei saanud kiita tehtud tööst, vaid sa said kriitika. Ja vaata, meie peres on see, et kõik kardavad tohutult hinnangut tänu sellele ilmselt. Et alati oli see, et sa oleks võinud midagi paremini teha. Mis võibki olla siis nii-öelda tekitanud mõttemustri või alateadliku kogemustunde, et sa pead ühesõnaga ükskõik mis töö sa ära teed, sellest ei piisa. Sa pead tegema tööd nii kaua, kuni sa enam ei ole võimeline tööd tegema. Jah, selles mõttes, et sul ei saa tööst kunagi isu täis, ütleme. Mitte, et sul ei saaks isu täis, aga ühesõnaga see, kui ma lõpetan töö ära ja mul on veel mingit jõuressurssi üle, siis sa pole piisavalt teinud. Siis ma pole piisavalt, ja ega ma ei ole piisavalt teinud siis ka, kui ma nõrken, aga siis ma lihtsalt, siis mul on just mu sisemine õigustus, et ma kukkusin pikali maha, ma ei saanud rohkem teha, eks ju. Aga seal on ka vist see lõpmatu soov saada kiita. Ja muide ma arvan, et tegelikult see naiste vaprus haigeks jäädes, ehk siis tegelikult sellises ekstreemses olukorras pingutades, on mõneti seotud sellega. Tegelikult, sina oled hästi naiselik naine. Selles mõttes, et mingis mõttes. Ehk et sul on need nii-öelda stereotüüpsed naiselikud omadused ja nad on sul hästi võimendatud. Mida sa silmas pead praegu? Ma pean silmas seda kiituse tahtmist, et tegelikult naistel nagu on see justkui nagu loomupäraselt päris palju sees. Ma tean, et paljud naised ei taha muga nüüd praegu nõustuda, et mis kurat, me ei taha see mingit kiitust saada. Aga et nad on tegelikult, vaata, naine on ju läbi aegade sõltunud mingite mehe heatahtlikkusest. Kuna mees on lihtsalt füüsiliselt tugevam ja tegelikult tema otsustab, kas ta lööb naise maha või ei löö, eks. Tänu sellele on välja kujunenud igasugused tabud, mis keelavad mehel oma jõudu naise peal rakendamast, mis on nii kuni mehel omal mõistus peas on sellised tabud paratamatud. Aga see on naise kujundanud selliseks, et ta otsib nagu mehe heakskiitu teatud mõttes. Ja sinul on tänu oma lapsepõlve, on see nagu eriti võimendanud ja see ei ole mitte nii, et sa nüüd otsid just täpselt mehe heakskiitu. Ja ma ei taha siin ka nüüd üldse mingil üle öelda, et nüüd naised on kõik mingid meeste järele, et oiga kalliks enda. Aga kuna mees esindab enamus naistele, esindab isa, siis see on absoluutselt loogiline. Seepärast, et me mitte ei otsi mehe heakskiitu, me otsime isa heakskiitu. Mees on representatsioon isast. Põhimõtteliselt jah. See on kumba seda nüüd põhiliseks võtta. Muidugi, meie põhiline, iga inimese maailm koosneb minust, emast ja isast. See kolmnurk, eks. Ja selge see, et ma otsin ema heakskiitu, ma otsin isa heakskiitu. Ja tegelikult ju ongi niimoodi, et ema annab armastuse ja isa annab õnnistuse. Ehk et näiteks poisil väga suur tragöödia, kui isa teda ei hinda. See tähendab seda, et isa ei ole talle öelnud, et jah, poeg, mine ja tee, et sa elad õiget elu. Sest ma ei ole oma elule nagu õnnistust saanud. Ja ma ei saa elada. Nüüd me läheme natukene teemast välja. Tegelikult ma arvan, et see teema me ei lähe välja sellepärast, et see on nagu
on mingi põhjus, miks me jõuame sellesse kohta, kus me pingutame, kus me regresseerume võimalikult kergelt sellesse tagasi. See ongi tegelikult see nii-öelda alguspunkt on ju, kus me kus me nagu vajame seda kiitust, mis annab meile mõistliku arusaamise, mis on see proportsionaalne töö tegemine, mille eest me saame kiita, kui me haigeks jääme, miks nüüd see haigus meid maha tõmbab rohkem või vähem. Ma siin paralleeliks tooks tegelikult nüüd need olukorrad, kus naine regresseerub lapseks ja mees jääb olukorda mitte kontrollima, aga vastutama olukorra eest. Aga mis hetked need on, sest meie... Näiteks laevahukk. Või ma mõtlen laevahukk, ma mõtlen, et kus on kapten ja siis, eks ju. Et ühesõnaga, kui on mingisugune globaalsem katastroof, kus on vaja suuri strateegilisi otsuseid ja mingit seukest, ühesõnaga, naine organiseerib, naine on ema, eks ju, naine hoiab kodu korras, puhub elule hinge sisse. Aga kui meil on näiteks vaja otsustada, ütleme, et on sõda ja on vaja põgeneda ja siis on vaja korraldada ja selline organisatoorne tegevus, siis on tegelikult ikkagi mehed säilitavad külma pead ja naised pigem siis regresseeruvad selleks, kes siis lasevad ennast nagu juhtida või annavad vastutuse ära käest. Mitte, et nüüd naine oleks kuidagi ädine näiteks sõjasituatsioonis. Vabandada ei ole mõtet selles mõttes, et on erinevaid naisi ja ma olen nõus, et väga paljud naised tõesti kaotavad pea ja nii-öelda lasevadki tugevamal grupist, siis tavaliselt mehel lasevad üle võtta nagu olukorra ja situatsiooni teha otsused. Et ühesõnaga see on üks koht, kus ma olen nagu mäletan, et on olnud juttu väga palju seda, et miks autoõnnetustesse satuvad naised tihedamini. Naistel on peas mitmeid asju korraga. Ma ei ole üldse kindel, et see on tõsi, et nad satuvad. Naised on palju ettevaatlikumad liikluses. Mingis situatsioonis, ma ei suuda meenutada täpselt seda olukorda, aga ma mäletan, et siis tuli sellest ka mingisugune jutuajamine kellegiga, aga oli kuskil, toodi välja mingi statistika, et mingil moel naised satuvad, kas see oli raudtee ülesõitudel või kuskil, oli see, et naised satuvad tihedamini õnnetustesse. No kindlasti parklaga pleki mõlkimistes on naistel suurem osakaal. Ja põhjus oli see, et naine tegeleb oma peas, samal ajal kui ta autoga sõidab, tegeleb väga paljude muude asjadega. See, kuhu laps ära viia, missugune laps ära tuua, kellele järgi minna, poes on vaja käia, kodus toimub see. Ühesõnaga, ja oli nagu... Ja siis see oli, et miks meestel toimusid siis nagu, kui ma õigesti mäletan, et meeste õnnetused on alati suuremad, hullema tagajärjega ja nii edasi, sellepärast, et mees tegeleb ühe asjaga korraga. Ja kui on õnnetus, ta võtab seda täiega. Ja, aga kriisisituatsioon, et mees suudab kriisisituatsioonis tihtipeale, mitte kõik mehed, mõned on täitsa äpud, aga suudab täiesti keskenduda sellele kriisile, sellest välja tulemisele, sellest põgenemisele või sellest parima võtmisele nii-öelda. Ja ju, muidugi, jah. Just, et seesama, mida sa just ütlesidki või rääkisid. Just, et ta on, ütleme, mingisugust, ma ei tea, väeosa välja viia kuskilt või tõesti evakueerida inimesi või mees on sellises kriisisituatsioonis, mingid loodusõnnetuste juures, seal on mees parem organisaator. Ja see, et naisel on palju asju peas, on teada, et naine on nii-öelda multitasking, selles mõttes, et ta mõtlebki paljudel asjad, ta teeb paljusid asju korraga. Mees on ühe asja tegija. Aga... Ja siis ma arvan, et selle võib-olla selle haiguse teema on nagu see, et keegi ei nõua mehel maailma vallutada või maailma päästa sel hetkel, kui ta on haige. Et nii-öelda sa saad korraks nagu võib-olla relaxida ja lasta enda eest hoolitseda. Just. Ja naine samal ajal, kui ta on haige, ta teab, et ta peab teistest ka hoolitsema. Tal ongi see multitasking on täiesti võimalik. Ja selles mõttes on muidugi. Siin võib teha mingisuguse sellise üldistuse, et kui mehega juhtub endaga midagi, ehk ta jääb haigeks, tuleb nohu näiteks, siis see on tema jaoks katastroof. Sellepärast, et siis on
siis kukub kõik kokku, kui tema endaga. Ja seal on nüüd vaja naist, kes tuleks ja hakkaks tema enda eest hoolitsema. Aga ma küll ei hakka, aga okei. Sa oled väga hästi hoolitsed meie kõigi eest. Ei, ma hoolitsen laste eest, sinu eest ma lihtsalt vaatan, et jah. No ma ei tea, ma olen tundnud teisiti, aga hea küll. Siis on ju kõik korras, kui sina tunned, et sa ei pea hoolitsema, mina tunnen, et kõik on hästi, eks. Okei, tore. Et aga kui on kui välismaailmas läheb midagi katki, kui on vaja lahendada välismaailma probleeme, siis on mees parem lahendaja. No siis on mehel võimalik olla kangelane, ta tormab lahingusse. Noh, selles mõttes see on nagu mehe roll. Noh, muidugi me siin räägime stereotüüpi ja tänapäeva poliitkorrektses maailmas ei tohiks sellest ilmselt üldse rääkida. Ja, jumala eest. Aga... Ja, et me USA-s elame, pannaks vangi selle eest, kuidas me laste kasvatusest räägime ja kõigest. Aga jah, et ühesõnaga, noh, nagu ikka mees tegeleb välismaailmaga, naine tegeleb kodu- ja sisemaailmaga. No, siis... Ma mõtlesin praegu, see ei ole nagu päris teema, aga mõtlesin korraks sellele, et naisi on jätta igasuguseid on ja loomulikult me saame nagu väga suuresti me kogu oma elu saame võtta nii-öelda lapsepõlve järgi sünnitraumad, kogemused, kasvamised. Ja ma mõtlesin sellele, kuidas naiste ja meeste tugevusest, mitte lihtsalt nüüd see osa, mida sa tõid välja, mis on selline klassika, mis minu arust enamus ajast klapib, on meil nüüd äppusid mehi ja on meil väga tugevaid naisi ka, et nagu kõiges asi on ikkagi see, et iga inimene on individuaalne. Ja siis ma hakkasin mõtlema enda tugevusele, et jah, mul on see kannatamise teema, mul on nagu igasuguseid probleeme, on ju, igasuguseid veidraid asju. Ja siis ma mõtlesin sellele, kuidas keegi ütles mulle kunagi, ma ei mäleta, mis kriisisituatsioon oli, mingi asi juhtus. Ja ma ei räägi nendest, kus tekib lühis ja elekter läheb ära ja sa poed teki alla ja ma lähen seda parandama, sest see on selline pisik asi. Aga... See on nüüd juba tegelikult mehe vastutusala, aga... Ei no, meie peres on see alati olnud veidi teistmoodi, et ta on ikkagi natuke olnud... Ühesõnaga, seda tahtsin siis öelda, et kui... ühesõnaga, mingisugune kriisiolukord oli meil on ju. Ja see kriisiolukorraga tuli selline asi, et ma olin... Seal oli mitu naist ja seal oli ka mehi on ju. Ja ma ei mäleta, kas keegi kukkus sai hullult haiget ja mingisugune kiirabi teema oli. Ühesõnaga, mingi abiteema oli nagu reaalne, kus ühesõnaga, ma suutsin säilitada pea ja suutsin nagu tekitada olukorra, kus see asi jõudis lahenduseni. Ja ma ei tea, kas sa mäletad seda, aga mul ei ole nagu verehirmu, enda verinud ja häiri, laste verinud ja häiri, aga näiteks sinu puhul, kui sul käsi või midagi, sa kunagi lõikasid hullult sõrme ja midagi juhtus, midagi siis tõsisemalt. Ma ei talu seda, kui sinul veri voolab. Selles mõttes, et nagu mul keerab, mul ei lähe pilt tasku, aga ma selgelt tunnen, kuidas ma ei taha näha, et sina oled päriselt haavatud. See oli see asi, mille ma endale nagu selgeks tegin ka üks hetk. Aga siis selles kriisisituatsioonis ma olin nagu kuidagi käis nagu mingi pleks ära. Ma teadsin, et mul ei ole mingi... Ma ei osanud mõelda midagi muud peale selle, et nagu see olukord ära lahendada. Ja ma sain teiste käest pärast nagu kiitan vale ütlemine. See on lihtsalt see, et nad panid tähele ja ütlesid välja selle, et ma nagu jäin nagu hästi kaine mõistusega selles olukorras ja lahendasin ja aitasin olukorda koos hoida nii-öelda ja nii edasi. No, üks asi, mis ma tahtsin öelda, on see, et see, millest me praegu räägime, et kuidas käituvad mehed, kuidas käituvad naised, need on nüüd teatud mõttes stereotüübid. Et me räägime ideede tasandil. Seda infot ei saa rakendada ühegi konkreetse inimesega. Kui ma suhtlen konkreetse naisega või konkreetse mehega, siis tema võib seinast seina olla ükskõik kus. Ja, aga see ongi see, mida ma tahtsingi välja tuua praegu ongi, et on situatsioonid, kus ilmselgelt, kui meil tekiks sõda või midagi, või ei, meil on olnud elus ka selliseid olukordi, kus on vaja sul teha nagu otsuseid, siis nendes otsustes ma nagu usaldan sind, ma tean seda, et sa teed nagu need head otsused, aga see ei tähenda seda, et teises olukorras ei ole mina võimeline olema tugev ja hoidma ennast koos ja nii edasi. Aga siiski ongi see, et see
üldsituatsioon, see haiguses siis regresseerumine, aga see üldsituatsioon on ikkagi see, kus me saame hoida nii-öelda sellest üldnormist kinni, me saame aru, mis see üldnorm on, ma saan aru sellest, et sa oled meesterahvana, sinu mõtlemine, sinu loogiline mõtlemine, see lihtsalt, see toimib paremini nii-öelda. No kindlasti on olukordi jah, kus mehe loomuses on ehk paremini toime tulla sellega. Et ega tegelikult, ütleme see päris stereotüüpne naisterahvas, kes ma ei tea, kriisisituatsioonis paneb käed silmad, et hakkab kiljuma. Selliseid ju tegelikus elus ei ole, see võib olla multifilmis. No kindlasti mõni on, eks ju, aga üldiselt see on see stereotüüp, kelle täpselt koopiat pole päriselus olemas. See on mingi keskmine või mingi fiktsioon, mingi abstraktsioon. Ma mäletan, et ma sain tohutult naerda ja ma kujutan ette, et feministid kõik tõuseks kõik kuklakarvad turri. Aga kui nemad neid pilte näeks. Ma sain tohutult naerda, kui ma nägin mingisuguse ära küsib aastanumbrit, ma ei tea, sina kindlasti mõtled välja, aga kuskil USA reklaamlehed, kus naine seisab pesulaua juures triikmasin käes ja ühesõnaga reklaamid olidki nagu sellest, et umbes, et mina koristan ja ootan meest koju ja nüüd ma teen seda ja ootan meest koju ja... See oli 50. No just. Ja see, saad sa aru, ma vaatasin neid ja ma ei suutnud uskuda, et ma sellist asja näen, aga õnneks ma oma peas mõtlen jumal tänatud, et ma ei suuda ette kujutada, ma ei ole sel ajal elanud. Ma ei tea, kuidas praeguses situatsioonis ennast sellesse olukorda näiteks üldse ette kujutada. Ja aga ütleme, USAs oli see tegelikult eriti nii-öelda groteskne, jah. Selles mõttes Euroopas ta ei olnud nii hull, et seal oli ikkagi see naise kohustus, et naise koht on köögis. See oli kuidagi väga nii-öelda avalikult väljas. Seda peeti väga loomulikuks. Euroopas on kõik alati palju pehmem olnud ja muidugi see stereotüüp, see, et naine hoolitseb kodu eest, mis on ju tegelikult täna ka nagu naise ettekujutus sellest, mida naine võiks teha kõige paremini. No meie peres õnneks teed sina seda oluliselt paremini. Ma võin tulla vahepeal nõud ära pesta, aga sa saad laste toitmisega palju paremini hakkama kui mina. No ja selles mõttes need piirid ei olegi kodu eest hoolitsemine isegi ei pruugi, ma võin koristada ja nõusid pesta. Ma ei mõtle, et ma teeksin seda, aga ma räägin, et kui ma ka teeksin kõiki neid asju, siis ikkagi selle kodu hinge puhub sisse naine. Selles mõttes, et võib-olla lihtsalt ainult oma olemasoluga või kuidagi selles mõttes see on, kui kodus ei ole naist, siis ei ole see nagu kodu. Kodus ei ole lapsi, või kui sul ei ole lapsi, siis ei ole see pere. Või nagu mul on selline, küll madalam olukord juba, ma ei oska öelda. Aga mul on nagu see tunne, et kui talus ei ole koera, siis see ei ole talu. Et selles mõttes... Need on nagu sellised märgilised asjad ja ma olen täitsa nõus, et tõepoolest, kui sul ei ole hoovi peal, mitte hoovi peal, vaid tõesti majapidamises ei ole koera, kui sa oled talu majapidamine. Nagu tühi on midagi. Nagu midagi nagu ei oleks. Isegi kui ta haugub kõik ööd ja haugub oma hääle kähedaks ja ei lase mul magada, siis ikkagi see koer peaks nagu see loovis olema. Muidugi siis peaks ka mõtlema, et kui majas ei ole meest, mis siis on sellest muidugi, kui koera pole, siis pole talu ja kui naist ei ole, siis pole kodu. Kui meest pole, siis pole talu või siis pole maja. Aga ja tegelikult mees on see maailma struktureerija. See me nüüd lähme, meest ei saa liiga palju kiita sellepärast, et muidu meil tekib siin feministide vastukaal kõva. See ei ole isegi kiitul, lihtsalt... Ei sa just panid kogu maailma seisma mehe õlgadele. Kas sa mäletad, kui... ma ei kahtle selles, et sa mäletad oma insulti viimast eelmine aasta? No mul nii on öeldi, jah. Aasta tagasi. Aga kas sa mäletad, kuidas me haiglasse läksime esimene kord? No mäletan, et ma olin kuidagi üsna selle vastu. Jah. Ühesõnaga, kui sa rääksid praegu elu sisse puhumisest ja selliste... meie peres on alati olnud need... Natukene on nagu see nii-öelda see kaalukauss, kelle sõna, mis hetkel, kuidas loeb, on natuke erinev.
aga see oli see koht, kus noh, Andres ja kõik olid öelnud, et Mart, mine haiglasse, on ju, et mine kontrolli, on ju. Me ju ei teadnud sel hetkel 100%, mis toimub. ja siis oligi see koht, kus me sõidame kodust ära. Ja mina olen roolis ja sa käsid mul, sa ütled, et sa ei taha, et sulle ei sobi, et las sa siis sured, kui sa sured. Sa olid tohutult rotsi täis ju alguses. Ja siis lasid sa mul sõita siis peale seda valgusfoori, Harku valgusfoori siin, või siin üleval, keerata paremale laagri poole, et teha see nii-öelda tagasipöörde ring, on ju. Ja ma tean sisemises, et kui me nüüd jõuame sinna Harku poe juures oleva valgusfoorini ja keerame kodu poole, siis me haiglasse ei jõua ja siis asi läheb nagu väga metsa. Et siis on midagi nagu, ma teadsin, et see on lõpmatult vale mõte, et tagasi koju minna. No ilmselt ma oleks ära surnud, jah. Ja siis ma, samas ma sain aru, et ma näiteks ei tohi võtta sult ära otsustusvõimalust. Ma teadsin, et sa pead ise otsustama. Nii et ma nõudsin, et sa otsustaksid. Aga samas tuues sulle välja, ma ei hakanud nagu mingi eriti haledalt nagu nõudma ja välja pressima. Aga ma tõin sulle välja nagu asjad, on ju, et miks sa pead otsustama seda, mida ma tahan. et haiglasse viia, on ju. Et ma lihtsalt mõtlen, on teatud kohad meie elus, kus ma pean aitama. Ma näen, et sul on vaja teha otsus. See otsus ei pruugi olla 100% see, mis ma tahan. Aga ma tean, et see koht, kus sa oled vales kohas. Ma pean aitama sul selle otsuse teha. Nii et ma arvan, et see on samamoodi nagu sa just ütlesid, kuidas see maailm on, kuidas sina seda nii-öelda struktureerid ja mina nii-öelda hoian või toetan, on ju. Et see situatsioon oli meil tegelikult väga sarnane sellele mõttele, on ju. Et sa pidid ise tegema otsuse, et sa nüüd lähed haiglasse ja reaalselt nagu tegeled oma tervisega, kontrollid, mis sul viga on. Ja et sa lihtsalt ei anna alla ja lihtsalt ei sure ära. See oli tegelikult, ma mäletan seda võitlust enda sees. Mul oli tõsine kahtlus, kas ma tahan terveks saada. Selles mõttes, et ma nägin, et praegu on võimalus valutult ära surra. Ja mul oli kiusatus, et ma ei lähe haiglasse, ja siis suure tõenäoliselt, ma enam tundsin, et see asi nüüd kisub sinna poole. Ja ma mõtlesin, et kui ma nüüd ennast terveks lasen teha, siis ma pean edasi elama jälle, ma pean jälle vastutama, eks ju. Aga et kui ma nüüd jätkan jonnimist ja keeldun elamast, siis eks see muidugi see, kes seal sees võitles, see oli siis hirmunud laps, eks ju. Mis oligi nüüd ka, see oli nüüd siuke tõsine regressioon siis sinna lapsepõlve. See oli nüüd väga sarnane situatsioon sellele, et sul on 37 palavik, aga nüüd oli oluliselt hirmutavamas ja raskemas olukorras täpselt samamoodi. No põhimõtteliselt, jah, seal 37 palavikuga on see, et sa regresseerud lapseks selles mõttes, et sa ütled, et tule nüüd tee mulle pai. Ehk et sa tahad, et emme tuleks, võtaks sind sülle ja teeks terveks. Emme asemel on siis seksu naine hilisemas elus. Aga seal oli ikkagi selline nagu Eerose ja Thanatose võitlus, ehk et elutung ja surmatung omavahel. Aga mis nad erinevad on? Erinev oli see, kas ma pean vasakule või paremale. Ja, aga ma mõtlen, et mis on selles olukorras erinevad, kas sa nüüd tahad naiselt pai või sa tahad, et elamine on ka naine, vaata. No selles mõttes jaa. Et situatsioon loomulikult üks on siin ja teine on siin, aga kõik on nagu sama. Seal oli selles mõttes, et ühesõnaga mul oli valida, kas saada surmalt pai või tõusta naises püsti ja öelda, et ma elan edasi. Ehk selles mõttes on sul õigus, jah, et see surmavalik oleks olnud see, et seal on nii ja soe, seal on emme süles. Ja see kiusatus oli hästi suur. Ja siis ma mäletan, ma panin sind ühe korra, peale seda, kui sa siis said teada, et sul on insuldid ja nüüd on, sest ega meile ei antud alguses palju lootust ka, et öeldi, et 2 kuu pärast umbes sured ära.
selles mõttes, et noh, seal oli igasuguseid jutte ja asju tuli ju nende tarkade arstidega. No see oli päris kriitiline olukord, jah. Aga siis oligi seal see koht, kus sul tuli see lõpmatu suur masendus peale. Ja sa tahtsid surra, sa olid nii, sa olid sellises, ühesõnaga see oli minu jaoks oli tohutult raske, sellepärast, et ma ei saanud sinu eest elada tahta. Selles mõttes ei olnud võimalik, et ma sinu eest, just. Aga samal ajal ma ei saanud ka nagu vait olla. Ja ma mingi hetk sinu, sest ega sa ei olnud ju rahulikult voodis pikali suremas, vaid sa ikka tümitasid mind nagu kogu aeg. Ja siis rääkisid lastele, kuidas sa nüüd ära sured ja kuidas nüüd on elu läbi ja nii edasi. Ja siis oligi minu nagu see kõige mu enda peas ja see, mis ma sulle ütlesin lõpuks oli see, et okei, kui sa tahad, sure ära. Aga vaata, et sa selle hetkeni, kuni sa ei ole surnud, ei tohi sa tekitada lastes. Võisõga, selle hetkeni pead sa andma meile kõik 100%. Sa oled võtnud vastutuse meie elude eest, laste elude eest, neid saades ja nii edasi, neid lubades kasvatada. Ja nüüd selle hetkeni, kuni sa nüüd sured, kuni sa lõpuks surnud oled, pead sa andma endast 100%. No põhimõtteliselt, jah. Sellepärast, et see tundus mulle sina, kes oled nagu võtnud vastutuse meie elude nii-öelda, Ja ei, muidugi, ma ütlen, et sel hetkel ma pidin tegema valiku, kas ma näen teid kui põhjust elada. Just. Või ma näen surma kui emme kaisut, kuhu ma tahan peitu minna. Ja ühesõnaga, mida ma tahtsingi öelda, et see esimene situatsioon selle sõitmisega ja otsustusega haiglasse minna. Ja veel, kogu see rada, see paarikuune rada oli täis, või kuuajana tegelikult oli see otsustamise. 6 aja jooksul tekkis sul järsku soov elada lõpuks. Aga mida ma tahan öelda on see, et kogu see tee oli täis punkte, nagu see esimene otsustus, kas keerata vasakule või paremale. Sellepärast, et sa pidid kogu aeg ennast ületama ja jõudma mingitele arusaamistele. Iga situatsioon oli erinev natukene sellest esimesest. Aga kokkuvõttes olid kõik täpselt samad otsused, kas parem või vasak. Et sa pidid kogu aeg tegema otsust. Et mida sa teed edasi. Ja surmine vasakule elu ei parem. Sel hetkel küll. Ja ma arvan, et sealt see parem ja vasak poolgi, eks ju. See on must ja teine valg. Aga nüüd on meil tänaseks aeg läbi. Ja vajutage ikka seda tellimuse nuppu. See aitab meil seda kanalit elus hoida. Ja tänaseks on vist kõik, et kõik head ja tšau. Tšau.